Issand, ava mu huuled. Et mu suu kuulutaks sinu kiidetavust. Jumal, tõtta mind päästma. Issand, rutta mulle appi. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Hõisake Jumalale kõik ilmamaa. Ülistage mängides tema nime au. Andke temale au ja kiitust. Öelge Jumalale, kui kardetavad on sinu teod. Kõik ilmamaa kummardab sind ja mängib sulle kiitust. Ta mängib kiitust su nimele. Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. Tema muudab mere kuivaks maaks, jalgsi minnakse läbi jõe. Rõõmustagem siis temast. Tema valitseb oma vägevuses igavesti. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb, igavesest ajast igavesti. Aamen. Lugemine Püha Johannese evangeeliumist 6. peatükist. Au sulle, Issand. Jeesus ütles neile, mina olen eluleib. Kes minu juurde tuleb, see ei nälgi iialgi, ja kes minusse usub, see ei janune enam iialgi. Kuid ma olen teile öelnud, et kuigi te olete mind näinud, ei usu te ikkagi. Kõik, mis Isa mulle annab, tuleb minu juurde. Ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Aga tema tahtmine, kes minu on saatnud, on see, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mulle on antud, vaid et ma ärataksin nad üles viimsel päeval. See ongi mu Isa tahtmine, et igaühel, kes näeb Poega ning temasse usub, oleks igavene elu. Ja viimsel päeval mina äratan ta üles. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Tänane evangeelium jätkab eilset lugemist korrates selle viimaseid sõnu, kus Jeesus ütleb kuulajatele väga selgelt, et tema ongi eluleib, igavese elu allikas. Ta kinnitab, et need, kes sellest leivast osa saavad, ei ole enam kunagi näljas ega tunne janu, et nende nälg ja janu on alati rahuldatud. Me teame, et kogu Jeesuse elu, tema teod, sõnad ning suhted ümbritsevatega on see allikas, millele saame toetuda oma elus ja otsingutes, milles meie nälg ja janu saavad rahuldatud. Jeesus aga heidab oma kuulajatele ette usu puudumist. Kuigi olete mind näinud, ei usu te ikkagi. Küsimuse sügavav mõte on see, et keda nad Jeesuses nägid ja kui sügav oli nende arusaamine sellest, kes ta tegelikult oli ja on. Sama võime tänase evangeeliumi valguses küsida ka iseendalt. Ilma sügava usalduse ja pühendumiseta Kristusele võime avastada, et meil polegi täielikku juurdepääsu sellele eluleivale, mida me nii väga vajame. Tõsi on ka see, et Kristuse täielikku tundma õppimist ei suuda me kunagi saavutada. Me ei saa mitte kunagi öelda, et ma tunnen Kristust täielikult. Saame vaid loota, et me ei lõpeta kunagi otsimist. Saame avada oma südamed, et Jeesus saaks need täita oma elu andva armastusega, sest ta ütleb ka tänases evangeeliumis, ma ei lükka kedagi tagasi, kes minu juurde tuleb. Saame vaid loota, et ühel päeval võime meiegi tõdeda püha Pauluse sõnadega. Nüüd ei ele enam mina,
vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Palvetame. Jeesus Kristus, meie päästja, sina oled tee, tõde ja elu. Ilma sinuta käime omi teid ja kaotame eesmärgi igavese elu. Hoia meid, et ükski päev ei võõrandaks meid sinust, ega see, mis on kaduv, varjutaks igavest. Valgusta meid oma risti säraga, et mõistaksime, kui palju sa tänagi meid armastad. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Kuule meid, kui usaldame ennast sinu kätte Jeesuse õpetatud sõnadega paludes. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ülistagem Issandat. Tänu olgu Jumalale. Issand, õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast ja juhtigu igavesse ellu. Aamen.